Tere! Jutud Jannega alustab. Tänaseks minu vestluskaaslaseks on üks äge naisterahvas, kellega me kohtusime, ma ei mäletagi, see oli nii ammu, aga see kohtumine oli minu jaoks. Alguses, kui ma sain sellise e-maili sinult, siis see oli minu jaoks vau, et nii äge, et mind on sellisesse seltskonda kutsutud ja et on märgatud ja kui siis nendel seminaridel sai käia ja mis mulle eriti sealt nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlesin, mis mulle nagu kõlama jäi, oli see, et nii hea oli rääkida sellest naiseks olemiseks spordis, nagu naistreeneriks olemiseks, mitte treeneriks, aga just nagu naistreeneriks ja kui me treenerid saime omavahel siis natukene rääkida mitte ainult, nagu öeldakse, oma spordialast, aga just sellest teisest poolest, sellest mentaalsest poolest, siis see oli nii hea oli niimoodi vaadata appi, see on nii äge, see on nii vajalik ja ma ei ole selles üksi. Nii et aitäh, Elina, ja tere tulemast ja aitäh, et sa vestled ja et räägi täpsemalt, mis see meil oli. Et see oli üks äge asi, mis sa tegid ja mul on nii kahju, ja ma väga loodan, et neid seminare tuleb veel. Ja tere ja rõõm on siin olla ja mina väga tänan sind selle võimaluse eest või isegi mitte selle võimaluse eest, et meil on siin see täna vestluskoht, aga et üldse see idee tuua rohkem naisi pildile, kes on Eesti spordiga seotud ja tuua seda Eesti naiste sporti rohkem luubi alla, see on nii väärtuslik. Ja tõesti see koht, kus me seal kohtusime, oli siis, mina olin lõpetamas või isegi lõpetanud juba Jyvaskylas spordipsühholoogia õpinguid ja siis selle õppetöö raames kuidagi need õpingud on see alati, et kui üldse õppida, tasub teha need kuidagi praktiliseks ja Jyvaskyla õpingud tõesti seda võimaldasid. Ja siis me tegime seal naistreeneritele mõeldud siis selliseid psühholoogiliste oskuste treeningud. Meil olid siis paar kohtumist ja palju oli just seda kogemuste jagamist või enda ka muljete jagamist. Inimesed olid üsna ausad, mulle tundus. Ja mis oli põnev, oli see, et erinevad spordialad. Mis ma mäletan, et oli see üks tagasiside, et inimesed ütlesid, et me oleme neid täiendkoolitusi kogu aeg teeme oma spordiala raames ja kogu aeg näed, kuidas teised õpivad ja kasvavad selles ühes kindlas raamis, aga see oli just nii põnev, et olid erinevad spordialad, kes seal, ma ei mäleta praegu kõiki ja see ei ole võib-olla ka nii tähtis, aga... Ja ujumine, võrkpall ja kergejõustik, aga just need erinevad kogemused, et see oli sul õige tähelepanek, et täiendkoolitusi oleme me saanud, aga rääkida üksteise kogemustest ja võib-olla ka see äratundmine, et appi on küll erinev spordialaga, aga neil on samasugused mured, rõõmud, et see oli väga-väga lahe kogemus. Nii, aga kuidas siis üldse sa sinna Jyvaskylasse seda õppima said, et räägi natukene oma seda poolt ka ja kuidas sulle see kutsumus nagu tuli, et võtta selline tegelikult, see on selline suur asi, mille eest seista, naiste sport ja üldse naiste eest seista, et kuidas selline kutsumus sinule tuli? Vot siiamaani mõtlen natuke, kuidas see niimoodi on ja seal Jyvaskylas ju ka tegelikult Soome on hästi eesrindlik, et nad hästi peavad lugu ja tõstavad siis naissporti ka au sisse ja on alati olnud see võimalus, et kui on ka mingid töötoad või treenerite see ka koolitusvõimalused, mis mind kuidagi hästi paeluvad, et siis just see naiste ja kuidas siis naistel on, kas naistreenerid on samamoodi pildis, kas neid toetatakse, see on kuidagi nii läbi käinud ja ei tea seda põhjust hetkel, kuidas see spordi juurde siis see teekond liikus. Mul ei ole endal sellist tippsportlase või ka sportlase tausta. Kui mingi taust on, siis selle nagu nii-öelda esinemise või sellise soorituse mõttes, siis ma pigem olen tegelenud tantsimisega ja Jyvaskyla õpingute jooksul ma siis kogu aeg püüdsin just selle tantsimisega seoses paralleele luua. Aga ma arvan, et mis sellise spordialase süsti andis, oli siis, et ma olin vabatahtlik Torino olümpiamängudel ja seal ma olin siis meediasuhete vabatahtlik ja seal ma sain kogu oma koolituse sellest, kuidas meediaga suhelda
ja mida on hiljem läinud väga vaja ja mis ma näen, kuidas need mõtted kõik töötavad. Ja ma mäletan, Torino olümpiamängud olid 2006. Ma mäletan isegi täpselt seda koridori, seda seina, kuidas seal oli ja siis ma mõtlesin, see on nii äge kogemus, mõtlen huvitav, kas mul on kunagi võimalik töötada professionaalina spordivaldkonnas. Ja 10 aastat läheb, kui sa ütled ühe unistuse välja, läheb 10 aastat ja siis juba tekib ikkagi võimalusi, et hakata, et panustada ka siis professionaalina. Väga äge, aga räägi siis, mis on sinu igapäevatöö, et see kindlasti ei ole üks töö, need on kindlasti mitu, aga räägi meile, millega sa siis igapäevaselt tegeled. Sest sa just avaldasid ühe ägeda artikliga, mis pani ka, ma loodan, inimesi rohkem kaasa mõtlema sellele, et see oli väga selline tervitav, et seal ka küll natukene kirjutasid, aga võib-olla meie kuulajad ei tea seda, aga räägi, millega sa igapäevaselt siis selle 1000 asjaga, millega sa tegeled, et mis need on? Just see artikkel on ikkagi pigem selline hobi korras, et ma ju tegelikult tulin koju ja mõtlesin, et ma tahaks õhtul vaadata midagi sellist kerget meelelahutuslikku ja siis kuidagi see sotsiaalmeedia kaudu tuli see info, et on see Riigikogus olnud see spordistrateegia arutelu ja kuulamine ja siis sattus, et hakkasin seda kuulama ja ma mõtlesin, et tegelikult ei ole, ma arvan, et ma olen vähemuses. Ma arvan, et ei ole väga palju inimesi, kes istuvad, eelistavad esiteks õhtust kerget kuulamist ja eelistavad spordistrateegia arutelu siis kergele kuulamisele ja tõesti, et tekib kohe selliseid mingeid kõnetusi, et kui me räägime laste liikumisharrastusest, siis ma tean, millised väljakutsed seal veel lisaks on sellele, et me lihtsalt teeme ühe Riigikogu kõne. Ja siis, ühesõnaga see kuidagi kohe puudutas, see on hobi, ma ütlen, see on ainult see hobi, et mul tuleb, et see nii puudutab kohe, et ma mõtlen, ma ei saa, ma pean kirjutama, istuma laua taha ja kirjutama ikka, mis ma mõtlen sellest kõigest. Ja õnneks on arvamustoimetajad olnud väga lahked. Aga mis ma muidu teen ja kuidas ma ikkagi siis panustan või kasutan ära oma spordipsühholoogia teadmisi, et ma natuke töötan ka sportlastega psühholoogia siis konsultandina, aga kuidas ma seda igapäevaselt kasutan, on kindlasti see, et ma töötan siis noorte muusikute ja näitlejatega. Ja nende see ka viis, või see mõtteviis, et ma pean võtma ennast kokku mingiks hetkeks, mis on ja ma ei saa küsida, mis mu tuju on, ma ei saa küsida, kas mul on täna hea päev või halb päev, mingis kindlaks hetkeks ma pean ennast võtma kokku, andma parima. Samamoodi ka ärevuseks, see ärevus, esinemisärevus, see ebakindlus, mida on noore eaga siis õpetajad öelnud või kui on saanud seal joonlauaga vastu näppe, et siis kas seda veel tänapäeval juhtub? Ei ole nii konkreetset näidet siin praegu silmas, aga see kujundlikus mõttes, et kui on saanud noomida, siis see kindlasti mõjutab edasist karjääri ka ja enda seda sisekõnet. Nii põnev, kuidas nad sul leiavad? See on nagu nii huvitav praegu, et muusikud ja näitlejad, ma töötan siis Muusika- ja Teatriakadeemias ja siis on seal nagu need üliõpilased, kes minu juures niiviisi käivad aga see spordipsühholoogia mõttes on see järjest enam levinud trend, et need spordipsühholoogia võtteid kasutatakse siis ka muudel esinemisvaldkondadel. Absoluutselt olen nõus, sest see esinemise ärevus, mõtetega toimetulek on ju igal elualal, see ei ole ainult spordis, nii et see on väga tänuväärne, et sa jagad ka nendega seda, aga kas sinu ukse taga seal on pikk järjekord? Kumb on pikem, kas sportlastel või näitlejatel ja muusikutel või see järjekord on ühepikkune? Ma isegi ei oska niiviisi öelda. Ma mõtlen nagu selle peale, et natukene ka võib-olla siin nendest soolistest stereotüüpidest rääkida, et mis oli minu ootus ja siin ausalt tunnistan enda sellist stereotüüpi ka. Ma arvasin, et tulevad rohkem naisterahvad ja tegelikult on see, et ma ei ütle, et on rohkem mehi, aga mehi on väga-väga palju. Et see proportsioon on hästi toetav ja mis on hästi nagu julgustav, et ongi meesterahvad, kes ilmselt on see erialaselt ka, et on osa võib-olla tööst on seda mõtestada, et kuidas ma siis esinen või kuidas ma mingisse rolli sisse elan, et siis see rääkimine seal aitab ja seetõttu ka meesterahvastel on võib-olla seal hea
võimalus ennast väljendada ja ausalt jagada. Aga teisalt on see, tahan lihtsalt väga-väga julgustada, et kui on meesterahvad, kes tundub, et nad tahavad jagada, aga noh, kuidas ma seda ikkagi teen, siis ma tahan öelda, on okei on abi küsida, abi paluda, väljendada, et tegelikult on võib-olla rasked hetked. Ja siis lisaks sellele nõustamistööle tegelen vaimse tervise teemadega portaalis peaasi.ee ja tegelen siis, annan peamiselt koolitusi. See on viimasel ajal selline, ma ei taha öelda, see on halb sõna, see trend, aga see on viimasel ajal, kuna ma töötan õpetajana koolis ka, siis ka koolis meile õpetajatele väga palju tuleb seda toetavana, et tegelikult on mul hea meel, et see on selline trend, sest see ongi seoses selle kriisiga tulnud välja üks oluline asi, mis võiks toetada meid kõiki, kes me siis peame olema lapsevanema kodus, olema õpetaja, kõik need treener ja kõik need asjad, või siis me oleme nagu mina hetkel kodus, eks õpetajana pean nende asjadega kõik hakkama saama ja samamoodi on mul pere ja lapsed, eks, ja treeninggrupiga samamoodi, et see on selline väga tänuväärne asi, et see on väga äge ja mul on hea meel, et seal ka kaasa lööd. Ja mulle ka tundub, et kui midagi siin on koroonas olnud hästi, siis on see kuidagi, et need vaimse tervise teemal, vähemalt need vestlused on muutunud loomulikumaks või ongi loomulik jagada, et tegelikult on raske. Küll aga ma arvan, et siin veel see valdkond on katmata, et just see vaimse tervise teemad ja sportlaste elu, et mis need sportlaste igapäevased ka väljakutsed on, et ma arvan, võimalik. Talavas ja kõik selles elamine ja siis, kui mitte ei tule edu ja kõik sellega kaasneb. No ja siin nendes kitsastes ja kinnistes tingimustes ja sportlaste puhul ka need unistused, mis on seotud olümpiamängudega, mis on see, et kuidas sa pead oma seda tippvormi ajastama nii selgelt ja kogu see oma karjäär on seotud nii selgelt minu identiteediga. Ehk et kes ma siis olen, kui ma ei saa trenni teha. Ja see tekitab nii palju selliseid küsimusi, kõhklusi, kahtlusi, ebakindlust ja ma ei ole kindel, kas meil on täna seda nii palju ressurssi, mida me oleme sportlastele pakkunud, et kas me oleme endast kõik teinud, et sportlased tunneksid, et nad on toetatud, et neist hoolitakse. Kas või ka ma võrdan lihtsalt teistes riikides või organisatsioonides, kes pakuvad sportlastele toetust, et kuidas nemad on ikkagi välja andnud nagu sellised koroonakitsikuste siis nagu abivõtted või teinud erinevaid selliseid lahendusi, et kuidas sportlasi toetada, ma ei ole kindel. Ma ei ole ka sportlane, mulle ei pea seda jõudma, aga mulle millegipärast tundub, et siin annaks veel teha. Ma olen sinuga absoluutselt nõus, olles ise ka treener ja väike klubi, eks see grupp, et nüüd selgub, et ei tulegi rohkem mänge, eks. Et see motivatsioon ja see leidmine kogu aeg, et kogu aeg lükkab see aeg edasi, millal kokku saada, et kogu aeg lükkab see aeg edasi, et nüüd me saime lõpuks kokku, aga võistelda ei saa, eks, et tegelikult see olemus üldse sportlasena, eks sul on sportlaseks saad ja sa käid oma tiimi pärast, aga sa tahad ikkagist ju ennast realiseerida, ennast tõestada, ennast näidata ja selles ma olen küll sinuga ühel nõul, et teades, et Eestis tegelikult on vähe inimesi, kes sellel alal meid aitavad, neid on ikkagist väga vähe. Ja et ma väga loodan, et paljud lapsed, paljud sportlased selle raskuse pärast või selle pika pausi pärast nüüd ja selleks, et kõik asjad edasi lükkuvad, nüüd ei murduks. Ja nii, aga veel, see ju ei ole veel kõik, millega sa tegeled. Mulle küll tundub praegu, et on viimasel ajal peamiselt on need asjad, et mis on, et üks selline ka kõrvalhobi ikkagi, mida ma siin vahel jälle arendan ja loodan, et tekib tulevikus veel võimalus seda ikkagi edasi veel arendada, on spordikaplanaat. Ehk et ka rääkides sellest sportlaste toetamisest, siis ma väga igatsen, et mingi aja pärast on ikkagi normaalne või loomulik, et inimesed esiteks, kes on
siis kristlased sportlased, et nemad saavad toetust, eriti kes on noored kristlased sportlased, sest neil on alati sellised kahesed valikud, et ühelt poolt on see, et peab käima justkui ka kirikus ja siis kuidagi oma need kristlikud väärtused on sellises võib-olla ka hapramas kohas noorte puhul ja siis on teiselt poolt on see, kõik need spordivõistlused on täpselt samal ajal, kui kirik on ja just. ja kuidagi mõlemat poolt on seda halvustavat suhtumist ka natuke. Mitte kõigil ilmselt, aga vahel võib sattuda. Ja mõtled, kelle poolt siis seda halvustavad? On nii seda, et kui inimene, kes on kristlane, käib harva kirikus, on ühelt poolt ja teiselt poolt ka siis see, kui on spordis või spordiklubis või spordikeskkonnas ka nagu koged, et ei ole alati lihtne. Siis eriti mõeldes, et Eesti ei ole kõige kristlikum maa, mida siin tuua välja, et see ei ole igapäevane, et võimalik, sul on ilmselt ka USA kogemus, et kuidas on seal võib-olla see kristlik kultuur paistab rohkem silma. Absoluutselt, igal treeningul ja igal treeningkogunemisel, eks paistab sinna. Jah, aga siis, aga see, et ühesõnaga seda spordikaplanaati arendada, leida neid inimesi, neid vabatahtlikke, kes on kristlased, kes tahavad pakkuda hingehoidlikku toetust sportlastele, siis spordimeeskondadele. Mu selline tuleviku selline igatsus võiks olla, et töötada siis näiteks ühe spordimeeskonna juures või naiskonna juures on 2 korda nädalas käia nende juures nii-öelda kohal ja siis kõikidel kodumängudel näiteks toetada ja olla siis. Ja ega ma täna ütlengi, et ma ju ei tea, kas see Eesti kontekstis niimoodi töötab. Ma tean palju rahvusvahelisi praktikaid, kus see töötab ja ma täna tean väikeste kogemuste kaudu, et kui sa pöörad inimestele tähelepanu nendes kohtades, kus võib-olla treeneri jaks on otsas või spordiklubi ei oska selle peale mõelda, siis inimesed tegelikult väga-väga hindavad seda. Kas neid sportlasi ja neid treenerid on palju meie spordimaastikul? Ega ju sellest keegi nagu ennem niimoodi avalikult ei ole rääkinud, et kas neid on palju, kes vajavad? Ma arvan, kristlaseid sportlasi on kunagi oli 2, nüüd on 1 lõpetanud karjääri, kes on niimoodi avalikult seda öelnud, aga ma arvan, see ei ole ka kõige tähtsam. Näiteks me tegime kergejõustiku liiduga siis ka Tiidrek Nurme treeneriga koos, kes on siis ka jagab kristlikke väärtusi ja siis temaga tegime sellist täiendkoolitust treeneritele ja seal oli nii hea seda näha, et tegelikult see ei ole tähtis, et esiteks inimestele hästi oli meeltmööda kõik need soovitused, mida siis Tiidrek Nurme treener andis, aga et inimestele oli ka hästi tähtis just see õhkkond seal, et inimesed said vabalt rääkida, seal oli ja geniaalne näide treenerite koolitusest. Ehk et seal oli praktiline osa, seal oli äkki tund aega teooriat ja pärast oli see, et siis meie vabatahtlikud olid toonud sinna puuviljad ja öeldi, et nüüd on vaba arutelu ja inimesed jäid sinna hilisõhtuni, kuni siis meil seal trenn oli staadionil ja siis see staadioni administraator ütles, nüüd ma pean kinni panema selle koha, et ärge enam rääkige ja et peate ära minema koju ja see oli nii tore kogemus, et sa just pakud seda ja mida ka kõik uuringud ütlevad treenerite täiendkoolituse puhul, kui on edasi jõudnud treener, ta ei vaja seda uut teadmist, aga ta vajab just seda mõtestamist, et kuidas mina senimaal olen teinud ja kuidas teised teevad ja võib-olla ma saan sealt midagi just õppida. Et see on äge. Väga tore, et sa seda jagasid, sellepärast, et jah, sellises virvarris ja võib-olla hetkel praegu olen mina keskendunud sellest just Eesti naised spordis ja et nii hea on teada, et tegelikult on ka meie spordis ja ka naiste spordis ka sellised suunad, mis vajavad tegelikult toetust ja see on nagu väga äge. Nii et aitäh sulle, et sa seda teed ja ma loodan, et sinu unistus, aga sa ütlesid ise just ära, sinu unitused täituvad. 10 aastat läheb. Palju ma tean. Ma oma unistust räägigi see 10 aastat, ma mõtlesin ka, et see on nagu palju, aga ma olen 3 aastat nüüd unistanud, nii et ma ikkagi võtan juba ma ikka võtan sealt natuke maks, et ei ole päris. Kui on hea ja õige asi, küll ta tuleb varem. Loodame ikka, et tuleb varem. Korra jäi võib-olla see mõte veel pooleli, et kui paljudele inimestele seda laadi kaplani toetust vaja on, ma kindlasti tahan tuua välja veel need välismängijad,
kes tulevad Eestisse või siis ma ütlen mängijad, kui ma tean kuidagi, et see korvpallikeskkond, aga et need välismaalased sportlased vahel, kes võivad olla harjunud, et et minu kodumeeskonnas oli kaplan, et kes teil seda tööd teeb, või siis lihtsalt see välismängijana tulla Eestisse, võib-olla ka näha veidi teistsugune välja, nii et on kohe näha, et sa oled välismaalane. See võib olla vahel karm kogemus ja seda tuleb ka siis kuidagi hoida ja meeles pidada. See on väga hea teada. See on tegelikult õige point, sest me kõik väga paljudel võistkondadel on välismängijad erinevatel spordialadel, eks, ja see on tegelikult neile väga oluline võib-olla ka lepingu sõlmimisel või teadmisel, et see on okei ja see on aktsepteeritav. Väga hea. Aga tahad sa veel midagi lisada selle kohta või võtame naised ette nüüd? Võib-olla tuleb jooksvalt veel. Võib-olla tuleb jooksvalt. Aga ma ikkagist tahaks nüüd rääkida, et kuidas siis, sest mulle väga meeldib ka see, et sa julged nagu välja öelda seda, et naised vajavad ka tähelepanu ja naised vajavad ka toetust, et kuidas see, nagu öeldakse, mitte see julgus, vaid see on nagu kasvanud selle seest, sest ma tean, et see ei ole kerge. Alati tuleb kohutavalt palju tagasilööke ja siis tuleb endas leida ikkagi seda jõudu, et ikkagi edasi minna, et neid, ma ei oskagi nüüd hästi öelda, neid mitte teisiti mõtlejaid, vaid neid arvamusi ja see võib-olla see ühiskonna kuvand on nagu olnud, et naised on ikkagist lastega kodus, nad hoiavad nagu pere üleval ja on kõik väga olulised. Et see kuvand, et nüüd tegelikult on ka perekonnas nii, et seda rolli teeb ka mees, eks. Ja ma pean kohe ära ütlema, et minu kogemus rääkides nüüd ägedate naissportlaste ja naistreenerite ja naisametnikega on nii äge. Ja ma olen veendunud, et selliste naiste kõrval on tegelikult veel tugevamad ja veel ägedamad mehed, kes lasevad oma ägedatel, tugevatel naistel teha seda, mida just sellele naisele meeldib ja see on nagu, minu jaoks on see nagu nii kihvt, et see on nagu välja tulnud, et oleks rohkem selliseid ja oma mees sind toetab, aga tegelikult võiks olla ka rohkem selliseid, kes julgeks avalikult öelda, et kuule, sa oled nii äge sportlane, et ma tunnen sellest nagu natuke puudust. Okei, see võib-olla tuleb Ameerikast, eks, kuidas nad üksteist liftivad appi, aga näiteks ma ei kujutagi ette, näiteks Gerd Kanter ütleks mitte ainult oma spordialal, eks kellelegi, aga kui ta ütleks ka nagu välja kuskilt avalikult, kuule, sa teed nii ägedat asja ja mitte võib-olla sellele, keda me näeme igapäeva televisioonis, keda juba teatakse, vaid just sellele, kas siis oma kodukandi või ta on märganud kuskil, keegi on nii töökas, aga võib-olla ei ole nii palju õnne või nii palju hetkel ei ole teda märgatud, aga see annab nagu nii palju juurde. See üks hea sõna ja tunnustus ja toetus annab nii palju juurde. Et me viimasel ajal on palju tundnud seda naiste poolt, aga et see tegelikult me vajame ka, et need mehed meis märkaks. Mis sina arvad, Elina, sellest? Ma olen sellest väga veendunud, et mehed võiksid ka rohkem märgata ja seda tegelikult ju ka mitmed trendid kinnitavad või isegi mitte trendid, aga just see, et sageli siis naissportlastest või naistreeneritest, nende tähtsusest räägivad naised omavahel. Aga et just, et siis, kui tekib ikkagi meeste seas kõneisik või keegi, kes julgeb valjusti välja öelda, et siis ka see tõstab seda teemat rohkem pildile. Paraku on see niimoodi ja on ka ju siin näiteid rahvusvahelises praktikas, kuidas on siin tipptennisistid toonud välja, et näed, et naiste roll on olnud siin ka sama tähtis. Ja ma kuidagi tuleb hoopis muust teemast see näide siin.
aga ma arvan, et see on hea näide, mida meeles pidada, et mul kunagi oli võimalus käia Süürias rattaretkel ja siis seal oli niimoodi, et seal oli ju kuna tegemist ei ole sellise demokraatliku riigiga, siis seal ja kuna meil oli rahvusvaheline selline ettevõtmine, meil oli 250 naist üle maailma ja siis oli selline rattaretk ja seal siis oli kohtumine kohaliku rahvaga. Nad olid siis, kuidas võib viisakalt öelda, suunatud teede äärde tervitama meid. Ja siis olid mingid sellised punktid, kus siis tulime rattalt maha ja saime rääkida kohalike inimestega. Ja siis ma mäletan just seda, et see pilt üldiselt oli see, et olid meesterahvad. Ja siis, kuidas paar inimest, kes seal meiega jagasime, mida me siis teeme sellises olukorras. Ja siis üks, kuidas see eestvedaja seal ütles, et mina alati otsin, et seal tagumises reas on keegi naine, kellele anda kätt ja öelda, et ma olen sind märganud. Ja see on just seesama kuidagi paralleel või seesama lugu, mida sa välja tõid, et pöörata ekstra tähelepanu sellele, et kui on mõni äge naine teeb midagi sellist väga tunnustust väärt. Ja eriti ma arvan Eesti spordi kontekstis loogiline on see või mõtled, et mida ma ikka tunnustan, et see on ta palgaline töö. Siis ma arvan, et Eestis sa ei saa väga palju sellest. See palk ei ole esimene asi, mis seal motiveerib. Absoluutselt. Ja siis on just ikkagi see pigem toetav õhkkond, pigem see märkamine ja anda ka tänu sellisel moel tõesti, et sa ei pea ootama selleks, kui sa tead, et inimene hakkab minema ära või karjääri lõpetama, siis tuleb tänukirjaga. Või siis, ma ei tea, ei pea ootama, kuni inimene on muutunud juba väga-väga vanaks ja siis on nüüd on juba niimoodi, et on vaja siis tõesti eraldi tunnustust, vaid ikkagi sellel hetkel, kui sa märkad, et vot see on tegelikult äge algatus ja siis saab kohe ikkagi öelda, et aitäh, et seda teed ja see on väga tähenduslik ja ilmselt seda ei ole alati lihtne teha neid valikuid. Siis mul on Kaplanaadi lehel spordikaplan.ee on siis väike kirjutis soovitused, kuidas anda rikkalikku tänu. Ma olen sellega väga nõus, sellepärast, et minu kogemus, see on puhtalt minu arvamus, on, et ja see kogemus praegu just rääkides nende naistega nad on kohutavalt tagasihoidlikud. Nad panustavad nii palju ja nad on kohutavalt tagasihoidlikud. Nad panustavad kas kommuuni tegemistesse, nad teevad seda vabatahtlikult nagu meeletult palju ja esimene reaktsioon on, et ei. Aga me teame ju, inimese loomuses on see vajadus ikkagist saada märgatud, tunnustatud ja isegi kui ta ütleb ei, siis tegelikult oma südamest ta ju ja mitte, et ta ei oota seda, aga see on nagu suurim tänu tegelikult, nagu sa hästi tõid välja, et mitte see palgapäeval see palk, vaid see, et keegi märkab. Siin tuleb mul meelde kohe, just hiljuti oli, kuidas Barack Obama käis ka kuskil ja oli seal koristaja, ta andis talle nukid ja ta küsib, kuidas ta läheb ja kuidas ta perekonnal, et see on nii äge, sest ta läheb koju ja räägib, et kujutad see ette, eks. Kujutad see ette, et ta tuli ja rääkis minuga ja see on palju rohkem väärt. Eks neid näiteid on palju veel, et kõik, kes lähed kuskile ja siis öeldakse, et mis teie eesmärk on, küsid kellegi kuskil inimese käest, kes ei juhi, eks, ja ta teab täpselt, eks see tähendab seda, et ikkagi see inimene, kes seda juhib, siis ta hoolib kõikidest oma töötajatest ja see tunnustamine ka oma kogemusena oma tööpostidel on minu jaoks ka olnud see väga oluline alati tunnustada, sest sellised, nii nagu sa välja tõid, et need lõpus siis tuua see aukiri ja siis lõpus, kui sa oled oma töö ära teinud ja siis on see inimene jõudnud võib-olla, see kibestumine ka võib-olla ei ole õige sõna, aga ta on kuidagi võib-olla väsinud, sest ta on panustanud ja siis võib-olla see tulem ei ole võib-olla teiste silmis selline, nagu see peaks olema, aga tema oma sisimas tunneb ja see, kellega nad seda teinud on ja kogenud sellist väga väärtuslikku, on see siis kuskile kuulumine või mingisugune oma kodukoha tegemised, et see on niisugune väga äge asi, et ma alati soovitan ükskõik kus, et alati nagu tunnustada ja märgata, et see hea sõna ja tunnustamine, et sa teed ägedat asja,
on väga-väga oluline ja ma ei ütleks, et see on ainult naistele, see on kõigile meile, ka meestel on just see tunnustamine ja märkamine. Mul on siin veel ka kohe 2 lisamõtet, et üks, mida ma kindlasti ka tahan välja tuua, on see ajakirjanike roll ja tunnustada ka selles kohas, kus nad ikkagi toovad välja või kajastavad mingeid uudiseid hästi. Mulle väga kuidagi kõnetab see, et ajakirjanikud kindlasti peegeldavad seda, mis Eesti spordis toimub ja saavad teha ka valikuid, milliseid uudiseid nad teevad ja väga meeldib saata neile, ma ei tea, kui nad siin kuulevad, vabandust, kui ma ei ole kellelegi ammu kirjutanud, aga et on just see märkamine, et nemad ka teevad väärtuslikku tööd. Eestis me ikkagi räägime ka, et on ju palju naisajakirjanikke, kes naiste sporti ka kajastavad ja mulle tundub, et see vähemalt Rahvusringhäälingu keskkonnas küll järjest rohkem tuleb nagu esile, et on sellised head, ägedad lood naissportlastest. Ja teine, mis seoses selle toetamisega tuli meelde, et kui me räägime siin alaliitude juhatustest või siis ka sellist nõukogudest või sellistest, siin ka kõrgem spordi katusorganisatsioon ja nende täitev komitee, kui on seal sattunud või õnnestunud siis ettekannet pidada, siis seal ei ole väga naisi. Aga et siis see praktiline soovitus on see, et kui mõni alaliit mõtleb, et okei, et juhatusse peab rohkem naisi, valime siis ühe vähemalt. Ja see soovitus on see, et valida vähemalt 2. Et siis ka nad omavahel saavad rohkem toetada ja siis see sõna ja see kaasamine on seal palju laiem, et nad saavad üksteist ka seal toetada, jagada mõtteid, rääkida, mis tunduvad olulised ja siis ühesõnaga, et see selline praktiline soovitus siia alaliitude. See on väga hea tähelepanek, ma kohe jäin sellele mõttele, see tundub igati loomulik. Selles mõttes, et jah, kui sa oled üksi seal juhatuses ja räägid, siis keegi isegi kui ta proovib mõista, eks, siis ta ei mõista sind lõpuni nii, nagu võib-olla mõistab eks naisterahvas, et see on väga hea tähelepanek. Siinkohal me tahakski edasi minna sellega, et sul on hästi palju neid koostöökogemusi. Mis on need, mis sa oled nagu kaasa võtnud ja ma tahaks kindlasti kuulata sellist, mis ei ole olnud selline kogemus, kus on niimoodi vaid selline kogemus, mis sel hetkel oli ta väga negatiivne, aga sellest tuli suurim õppetund, mis nagu lõppkokkuvõttes oli nagu ülilahe ja sellest sa tegelikult õppisid rohkem. Eks ta nii ole ju, et tegelikult sellised, mitte läbikukkumised, aga sellised võib-olla hetkel valed arvestused, valed otsused, valed mõtted on võib-olla hiljem analüüsides ja olukorda võib-olla tagantjärgi vaadates ja õppides selles on sind tugevamaks teinud ja järgmine kord, kui selline olukord või selline asi tuleb, oled sa juba palju teadlikum ja palju ägedam. Nii et sinu koostöökogemused. Ei oska kohe valida, nii palju on neid läbikukkumisi olnud. Ma arvan, tegelikult üldjoontes on ikkagi mul väga-väga vedanud. Ma arvan, et mul on vedanud, mida ma kindlasti tahan siin kasutada võimalust, mul on vedanud kõikide ülemustega, kes mul on. See on nii äge olnud, et ma olen tulnud sageli mingitesse kohtadesse, mis on olnud sellised, et keegi ei ole varem selles positsioonis võib-olla olnud, et ma olen pidanud ise midagi hakkama uut rajama ja mulle väga-väga meeldib see roll. Et olla see, et keegi pole varem teinud, mõelda, päris põnev, mida mina saan siin pakkuda. Ja see on väga äge, et on olnud need toetavad ülemused. Aga on olnud ka selliseid olukordi, kus ikkagi on sellist, kuidas, ma ei tea, võib-olla on eesti keeles ka hea öelda ikkagi sellist toksilist õhkkonda, et on ikkagi ka tööalast kiusamist, kus on mingid selliseid arusaamatusi või sellist nagu jonni. Ja ma ei saa täpselt aru, mis see põhjus seal isegi on või kuidas seal see õhkkond on nagu selline ja mingites kohtades ongi see, et ma ei tea, see keskkond tegelikult ei sobi. Ma ütlen oma kogemusest kõige parem on lihtsalt jääda iseendaks, see on väga raske, aga jah, sealt toksilisest õhkkonnast on vaja välja saada. Aga kes sind aitas sealt välja saada, kas sa
kas sa said ise või sa vajasid mingit abi ja kuidas see arusaamine sinuni tuli, et see on tegelikult toksiline? Ega ta algus ju ei ole, eks? Sa alguses tunned, võtad seda, vähemalt minu puhul on see nii, et ma otsin nagu endas süüd, nagu, et vaatan kohe, mis ma ise olen teinud, kas ma olen teinud midagi valesti või no ma olen teinud midagi valesti, mis see on. Ja siis nagu see võtab muidugi pagan nii palju aega ja nii palju energiat, aga nii ta paraku on, aga kuidas sinul on? No vot jah, mul ei ole, et ühelt poolt ma ikkagi lähtun nendes olukordades ka enda sellest kristlikest väärtustest. Ma ikkagi mõtlen selle peale ka, et on ikkagi mis iganes on see minu võimuses, et kas ma saan neid inimesi rohkem armastada, neid ikkagi rohkem mõista, võib-olla ära kuulata, pakkuda seda keskkonda, kus tõesti saabki siis rääkida, mis vaevab. Aga mingites kohtades kui sa saad aru, et inimesed lähtuvad nii erinevatest väärtustest, siis seal läheb lihtsalt väga-väga keeruliseks. Ja see on nii huvitav, et see teema siin praegu üles tuleb, sest et ma tahan ikkagi jagada ka seda, et siis üks selline sellest mitmest valdkonnast, millega ma olen tegelenud, siis hiljuti olen just ka tegelenud rohkem selle taastava õiguse konflikti vahendusega ja mida ka spordi valdkonnas, kui ma sellest kuulsin, et on selline konflikti vahenduse võimalus, et kus tulevad erinevad osalised kokku konfliktis ja saavad jagada, mida nad mõtlevad ja tunnevad sellest olukorrast ja mis nende vajadused on, et edasi liikuda, siis ma kohe mõtlesin selle peale, et see on see asi, mida ka spordiringkonnas väga sageli on võib-olla need komistuskivid, et on ühel spordialal, spordivaldkonnas, distsipliinis on siis mingid koolkonnad ja need koolkonnad lähevad tagasi mingi 20 aastat tagasi mingitele konfliktidele, kus üks pidi vaatama paremale, tegelikult vaatas vasakule ja siis ma ei taha alahinnata neid inimeste tundeid, et nad on selles konfliktis haiget saanud, aga ma ei ole kindel, kas see alati teeb Eesti spordile kasu toob, et me oleme nii kinni nendes oma põhimõtetes ja ei suuda siis asju võib-olla läbi rääkida või jõuda kokkuleppele või öeldagi, et tegelikult on olnud rasked ajad, aga nüüd saab minna siit äkki edasi. Et mulle tundub, et seda konflikti lahenduse poolt on hästi-hästi vaja ja on selline hea väärtuslik kogemus. Just, et jagada seda, et see, et sa tuled poole maale vastu või astud sammu tagasi, ei tähenda ega näita seda, et sa oled nõrk, et sa kuidagi peaksid oma väärtusi muutma, aga see ongi see empaatiline arusaamine, teise poole mõistmine, mitte jääma kinni sellesse, mis sulle haiget tegi, vaid proovida mõista ja aru saada, eks, et võib-olla sel hetkel või tal on mingisugune kogemus, mis teda painab, mis teda teeb meeletult haiget, mille peale me võib-olla ei tulegi, eks, et meil kõigil, me tuleme erinevatest nendest kohtadest, et see on selline, see vajab natukene harjumist, sest ka meie ühiskond muutub ja palju sellisemaks, nagu öeldakse, rohkem mõistvamaks, vähem raame, rohkem, kus noored ja inimesed saavad nagu sõna kaasa öelda. Nad saavad öelda, mis nad arvavad, nad saavad avaldada arvamust ja nagu minu hiljutine kogemus, siis ka üks 4,5-aastane saab ka vanale kogenud inimesele ka silmad ette teha, lihtsalt kas teatud siis konfliktses olukorras käituda nii, mis õpetab ka seda vanemat ja kogenumat inimest. Nii et see on ülihea tähelepanek ja ma väga tänan, et sa selle välja tõid, sest spordis ju konfliktid tulevad selle pealt, et on pinge, on ärevus, sa pead võitma, sul on see võidukohustus klubi ees, alaliidu eest ja siis see kõik tekitabki sellise olukorra, kus inimene võib-olla see jälle ei ole hea öelda, et ta ei ole ise, aga see pinge, eks, ja siis, kui see pinge on maas võib-olla, siis mitte ta ei kahetse, aga siis ta mõistab, mis ta tegi, aga temas on ikkagist veel see mina, see uhkus, et mina ei lähe seda tegema, eks, et nii äge, et see tuli meile praegu siia
et see on ma väga olen ise ka kuidagi nii noh, tänulik, et tõesti, et see niiviisi tuli siia ja tõin selle konteksti ju võib-olla spordiala mõttes, aga ma arvan, et seal on need väljakutsed ka treeneri ja sportlase vahel. Et absoluutselt. eriti mingites kohtades, kus ju sa oled harjunud või sulle meeldib, et sa seda sportlast oled nii pikka aega treeninud ja ma kujutan ette, et selle ka lahti laskmine ja see vestlus, et kus sportlane tuleb, ütleb, et võib-olla nüüd ikkagi aitab ja ma olen otsustanud teise tee valida, et see kindlasti vajutab nendele valusatele kohtadele ja siis peab olema hästi nagu tundlik iseenda suhtes, et mis see on, mida ma siis saan hetkel öelda ja võib-olla seal on mõistlik just, et ma ikkagi ütlengi, et see on uus info ja ma pean natuke seedima seda ja tulema selle vestluse juurde hiljem tagasi. See on väga raske kogemus, ma ütlen enda kogemuses, see on isegi kui sa käitud nii, nagu sa ütlesid praegu ja et sa mõistad, soovid kõike head ja teed, aga vähemalt minu puhul see jälle see enda sisse vaatamine, et kas mina olen omalt poolt teinud kõik, mis mina olen teinud valesti, mida ma ei ole märganud, mida ma ei ole pannud tähele, et see tekitab lihtsalt selle protsessi ja vot see on see hetk, sest ka meie ajakirjanduses on päris mitu olukorda niimoodi inetuks läinud, mis on välja tulnud ja see paneb mind nagu mitte kaasa tundma, aga mõlemile poolele, sellepärast et ma olen saanud selle oma mentaalse treeneriga harjutada ja nendega toimetulekust, aga siis ongi see hetk, kus tahaks soovida mõlemile poolele seda, et tegelikult te peate üksteist mõistma ja aru saama, et need on ka sellised oskused, mis on tegelikult spordis väga-väga vaja, et säiliks ja jääks terveks nii treeneri kui ka siis selle treenitava just see mentaalne pool ja mõlemad areneksid edasi, sest tegelikult mõlemad ju soovivad head, nii treener tegelikult oma treenitavale kui see treenitav ka oma treenerile, eks. Et aga ja, et see on jälle üks äge asi, et see välja tuli, et see on kohutavalt raske kogemus nagu pärast, see on ikkagist, minu kogemus on ikka aasta-poolteist võtab see. Kuigi sa välja seda ei näita, aga see töö endaga ja endaga, nagu öeldakse, selline käitumine, nagu ma tahaks, et see ikkagist oleks, et ei libastuks, siis see võtab palju aega. Seal on natuke võib-olla sellist isegi leinale sarnanevat kogemust, et mõista, et see suhe, mis senimaani on olnud ja mis on olnud selline igapäevaelu osa, et seda sellises vormis ei ole. Sealt on ongi vajalik seda võtta võib-olla aega, et põhimõtteliselt jah, leinata ja töödelda seda, et mis ma siis ja ei tule üleöö, vaid pigem niiviisi sammhaaval seda töödelda ja kujundada seda suhtumist endale. Jah. Sinu koostöö nüüd need helgemad pooled, need ägedad pooled, mis siis on, nagu öeldakse, liftinud appi nii, et nagu on sul kohe tulnud need nagu 5 erinevat töö otsa või hobi sinna otsa kohe, et sa tunned, et sinu panus sinna just on vajalik ja sa tunned ennast nagu hästi. Ma ei suuda neid ka niimoodi mõelda. Ma olen olnud väga tänulik nende töökogemuste eest, kus ma olen läinud tööle ja saanud aru, et see on äge tunne tulla siia ja saada aru, et on tõesti see panus on kuidagi tähtis. Ma praegu võib-olla selle muusikaakadeemia näitel saan öelda, et seal just see, kuidas ma tööle lähen ja siis, kuidas ma sealt, see ümber nurga keerad, sa näed seda pikemat sellist teed sinna trepist üles, siis sa juba kuuled, kuidas inimesed harjutavad ja see, et ma ju iga päev ei puutu nendega niimoodi kokku, aga see teadmine, et need inimesed on kuskil olemas ja nende ellu saab tuua tähendust, see tähendab väga palju. Ja ma arvan, et ikkagi need ka, mis on ägedad kogemused, on tulnud ka rasketest kogemustest või rasketest läbielamistest, et kuidagi ikkagi treenid endas seda positiivset mõtlemist, treenid seda tänulikkust, treenid seda endas, et isegi kui praegu on rasked olud, siis sa vaatad ikkagi lootusrikkalt tulevikku ja teed natuke sellist võib-olla ka nalja või mingit enda jaoks sellist huumorit paned kirja ja
ja hoiad seda lootust, et läheb paremaks ja just leiad selle tähenduse. Ma arvan, et see on kõige olulisem selle ka treenerite puhul, ka erinevate inimeste puhul, kes töötavad inimestega, et tegelikult alati ei ole see rahasumma, alati ei ole see, et kas mul on siin ka, kui me räägime spordivaldkonnast, kas on spordiinvesteeringud on kõige olulisemal kohal. Ma arvan, et see, et inimesed annavad tähenduse teiste inimeste ellu, see on kõige väärtuslikum. Ja seda ei tohi alahinnata. Nii kui alahinnatakse seda, et on seda tähenduslikkust, siis nende teiste osadega sa ei paranda seda üldist keskkonda. Sa natukene jooksvalt juba siin oled rääkinud, aga me küsiks üle ikkagist nende väärtuste kohta, et mina omast kogemust ütlen, et need väärtused, kui ma olin ise noorsportlane ja võib-olla siis oma treening tipul olid teistsugused, mitte palju, aga nad on muutunud, need väärtused, kui olles nüüd 2 lapse ema ja treener, et mitte enam nagu mängija, et need väärtused on muutunud, et mis on sulle olulised 1-2 väärtust, mitte et mis ei ole nagu olnud kogu aeg, aga mis on nagu väga-väga olulised ja kust nad on saanud alguse, need väärtused. No vot, väga põnev. Võib-olla ongi ikkagi see, et mul ei ole lapsi, seetõttu pole see niimoodi olnud, seda nagu väga suurt muutust pole olnud, aga ma alati igas olukorras siis 2 sellist põhimõtet on ikkagi see, et inimesed on eelkõige kõige tähtsamad. Ma arvan, et sealt, et ikkagi kui on mingid ka sellised pingelisemad olukorrad, ma alati mõtlen selle peale, et kuidas see inimene võib selles olukorras tunda, kas teda on piisavalt märgatud, kas mina saan midagi teha, et ta saaks aru, et teda on märgatud. Ka siin spordiringkonnas, kui on olnud selliseid halbu uudiseid või dramaatilisi kogemusi, siis ma alati olen püüdnud kirjutada, saata toetava e-kirja, öelda, et tegelikult, et ma mõistan, et see võib olla keeruline olukord ja soovin jaksu. Ja teine selline võib-olla põhimõte on ikkagi see, et ükskõik kuhu ma lähen, olgu see töökoht või vestlus või siis mingi ka ruum, ma loodan, et siis kui ma sealt ära lähen, siis see olukord jääb paremasse seisu. Seda ei ole alati minu kontrolli all niimoodi siis alati nagu teha, aga ikkagi ma loodan, et inimesed, kellega ma kokku satun, et nad on kuidagi rohkem innustunud, kui nad lähevad ära. Et iga see vestlus võiks kuidagi kasvatada, aga see käib ka töökohtade osas, kodude kohta, kus ma elan, et erinevad sellised keskkonnad. Issand, ma olen nii tänulik, et sa tõid just selle esimese punkti välja. Omaenda kogemuselt, et ma olen püüdnud märgata samamoodi, kui on need olukorrad, mis on meil olnud viimasel ajal ajakirjanduses, nii mängijate kui treeneritega, et ma olen proovinud, päris e-maili ma olen kirjutanud, aga sõnumi saatnud ja toetanud ja sest olles ise alles hiljuti selles olukorras, sa tead täpselt, kui raske sul tegelikult olla on ja mille eest ma olen eriti tänulik just nende negatiivsete asjade pärast, et ma ei tea, miks, aga minul on ka esimene mõte kohe, kuidas see inimene tegelikult ennast tunneb. Mis tegelikult, selleks peab olema mingi põhjus tegelikult, miks ta nii käitus, miks ta nii ütles või miks see asi tegelikult nii läks. Et viimasel ajal ei taha üldse nagu sellist nagu üldsuse kohe hukka mõista. Et see on nagu kohe nagu panda silt külge ilma, et oleks nagu üldse küsitudki. Aga tegelikult igal asjal ju, et juhtub, on mingisugune põhjus. Ja eks tavaliselt see, kes siis on see süüdistav, ta ongi vähemuses ja ta ongi tegelikult üksi. Aga tegelikult mina olen endas leidnud mitte jõu, vaid endale pannud sükse kohustuse, et ma pean toetama ka teda ükskõik mis, sest inimene oma ju loomuses, inimesena on sündinud, ta ei ole ju
ta on ikkagist hea, eks ta ei ole ju kasvatatud või tehtud selliseks, et ta nii, et selleks on mingisugune põhjus, miks ta on nii käitunud ja ma pean ütlema selle viimase kogemuse, või üldse oma kogemusest, et miks on nii, äkki sa Elina oskad mind aidata, miks on nii, kui sul treenerina või mängijana ei lähe nii nagu no sa soovid, kas sa ei võida või sa ei tee seda tulemust või sa ebaõnnestud. Miks siis inimesed ei taha sulle helistamist, ma ei räägi nii nagu sina, et saadavad kas toetava e-maili või saadavad sõnumi või ütlevad või toetavad sind hea sõnaga. Miks nad teevad ainult siis, kui sa võidad seda? Ja ma jäin sellesse mõttesse alles hiljuti kinni ja olingi ja see on jälle üks asi, mis ma teen kohe. Kui tuleb kellelgi see olukord, siis ma tean täpselt, kui kohutav on olla üksi ja kui hea oleks, kui keegi oleks ka sinu poole peale, märkaks, et tunnustaks sind. Ja siis ma teen seda kohe, sellepärast, et see tunne ei ole tore, sest sa ise paned ju endale veel suurema selle pinge peale, kui see üldsus, kui see situatsioon, kui need inimesed, aga ütle, miks nii on? Mul ei ole ühtegi head vastust ja seda on tõesti nii kurb kuulda, et ma arvan, mõnes mõttes ongi see selline halb traagika selle treeneri puhul üldse, et kui me räägime ju ka rahvusvahel, ma ei tea siin Inglismaa jalgpalli kogemustest, et nad ju teavad, et leping on nii lühike ja ma ei kujuta ette seda päeva, et millal sa saad ikkagi aru, et nad ütlevad, neil on lepingusse sisse kirjutatud või võib-olla mitte lepingusse sõna-sõnalt, aga see on neil sisse kirjutatud, et tuleb oluline kaotus, on minek. Ja ma ei kujuta ette seda päeva, kui keeruline see võib olla, et sa saad aru, et nüüd täna on see päev. Et see on selline väga kohutav pinge tegelikult ja see pinge ei ole selline, et on raske. Et jälle omast kogemusest kuidagi seekordne see koroonakriis nagu tekitas lõpuks sellise tunde, et see oli kõik teada, eks, et see tuleb, see kogemus, aga ikkagist, kui läks teine kuu, siis ma leidsin aeg-ajalt ennast mõtetelt ja tundmusest, et on mingisugune ärevus. Et sa tunned, et on mingisugune asi, mis sind tegelikult segab. Kõik on nagu hästi, kõik on nagu tore, aga selline rahutus või selline ma ei teagi, selline raapiv tunne sees on nagu ikka ja ma kujutan ette kõik need väga tipptreenerid ja kellel siis sellised lepingud on, kellel ei ole öeldud, et 3 aasta pärast vaatame, 3 aasta pärast peaks olema, sest see on selline aeg, kus sa saad areneda, teha oma mõtted teoks, suunata, vaadata, teha koostööd nendega, kellega nagu sa ütled, mitte, et oleks seda toksilist seda keskkonda, et need asjad läheks ülesse. Aga kui sa töötad, et mõtle, on esimene mäng ja siis see on selline lisapinge ja kui seal juures ei ole siis neid oskusid, neid mentaalseid oskusid selle kõige toime tulla, siis see ongi esimese mänguni siis ju. Tegelikult. Ja see on päris karm, aga ma kujutan ka ette, et seal ikkagi on tekkinud teatud oskused selle kaotusega toime tulla ja meenub siin ka siis Serena Williamsi näide, kuidas selle uue treeneriga hakkas koostööd tegema, siis ta ju hoiatas ette, ütles, et ma elan kaotusi väga raskelt läbi, et ma siis olen põhimõtteliselt 3 päeva teki all, ei taha midagi teha. Ja siis, kuidas nad treeneriga tegid seda tööd, et ümber raamistada seda kaotust, et see ei ole kaotus, vaid see on lihtsalt vajalik samm selleks, et tuleks järgmised võidud. Ja siis... Ma tahaks siia juurde kohe öelda, aga miks nad on teinud selle paremaks? Nad on kirjutanud lepingusse sellise lause, et see stressiga toimetulek on palganumbrisse sisse kirjutatud. Nad panevad selle ka lepingusse, nii et ehk siis nad maksavad sulle palka selle eest, et pigem võtaks selle mentaalse treeneri, eks, või kaplani sinna kõrvale, kellega siis saaks, kes aitaks neid oskusi sulle areneda ja vaataks, et sa oleksid tegelikult õigel teel. Et see oleks parem, kui oleks lepingusse sisse kirjutatud, aina. Ja võib-olla isegi
kui siin peab nüüd seda lepingut edasi. ei pea, lihtsalt mul tuli ma mõte, arvan, sest see on nagu, tegelikult on ju klausel. aga ma arvan, see täiendav, see tegelikult on see kohustus ikkagi teha tööd endaga. Et see ei ole nagu see küsimus, et ma saan selle numbri ja siis ma mängin kasiinos maha selle, et olla see, vabandust, ma ei promo siin kuidagi võimalust, see ei ole võimalus või see ei ole lahendus. Et ma ei mata neid oma tundeid ja oma neid mõtteid ka sellesse rahanumbrisse, vaid et ma saan aru, et see on kaotus, see ongi raske, see on osa sellest tööst, aga et ma lähen sellest tugevamini edasi ja ma leian sellest kaotusest ka tähenduse. Ja see peab olema selles treeneri kohustus või ülesanne iseenda sisemusega ka niiviisi tööd teha. Mis sinu kogemus on kõrvalt vaadates, kui palju meil Eestis on treenerid, kes tegelevad sellega? Ei julge öelda, võib-olla siin on sobilik. Aga me soovitame seda, on ju, see on kindlasti koht, kus esiteks nagu treeneri tervisele mõjub see väga hästi, kodusele olukorrale mõjub see hästi ja sellisele kindlasti ka tulemustele tegelikult mõjub see hästi just treeneri. Aga ma ütlen ka, et see ei ole üdini treeneri süü, et tal ei ole täna Eesti keskmisel treeneril ei ole võimalus ennast olnud analüüsida, et see on pigem selline süsteemsem ka probleem, et tegelikult seda ei ole nii palju võib-olla isegi promotud ja need treenerite koolitused on nii sellised pigem teadmistele suunatud ja mitte nendele oskustele, kuidas ma siis erinevates olukordades toime tulen. Loomulikult on erandeid ka koolituste mõttes, aga ma arvan, et see on natukene selline kultuuri muutmise küsimus. Et ma tahan lihtsalt ka treenerid siin, et kui keegi kuuleb, et nad ei tunne siis ennast ka nii väga halvasti, vaid lihtsalt ka aru saada, et võib-olla lihtsalt täna need võimalusi on nüüd vähem, aga see ei tähenda, et neid võimalusi ei võiks tekitada endale. Absoluutselt, ma olen sellega väga nõus, sest tegelikult on kõik treenerid ju hakkama saanud ja kes siis nii tulemused kui need, kellel ei ole tulemused, nad on hakkama saanud, aga minu mõte ongi selles, et lihtsalt aidata seda ja teha seda nagu selles mõttes palju tervislikumalt, et see ei pea olema alati nii raske, et sa nagu sa tõid selle Serena näite, et ta on 3 päeva seal voodis ja ei tõuse ja kes siis vaatab oma mänge järjest üleval ja elab seda üle või siis paneb järgmine hommik võistkonna kohe hommikul trenni tegema, kui õhtul kell 8 või kell 10 on alles raske mäng lõppenud, eks, et kõik need asjad lihtsalt, et natukene just hästi tõid välja, et aidata just neid oskuseid, et see on väga hea tähelepanek, et see välja tõid ja teadmisi, kõik me võime raamatuid lugeda ja ma olen osalenud ka mitmel sellisel võib-olla teadmiste kogemise seminaril, aga kõige väärtuslikum on ikkagi see, et kui me hakkame nüüd rääkima, toome need olukorrad, mis meil siis juhtub, näeme ennast kõrvalt, vaatame ja tuletame meelde, mis siis minu sees või minu peas toimus, et mis ma tegelikult pean tegema, et siit sujuvalt lähekski üle nende mentaalsete oskuste ja nende juurde, et küsin siis otse, kuidas see Elina siis saab neid mentaalseid oskuseid siis õppida? Mina väga ikkagi innustan inimesi ja ise ju ka täiesti praktiseerin sellist sisekõnet, jälgin enda sisekõnet, mida ma iseendale ütlen iseenda kohta ja millistes olukordades ja panen ka tähele, et kes on mõjutanud. Et uuringud ütlevad ju seda, et on peamiselt seda sisekõnet mõjutab noore ea treener või üks suurimaid mõjutajaid. Ja siis ja ma arvan, see muusikaõpetuses on hästi sarnane olukord, et see, kus ma olen noores eas kujunemas, saan aru, et mulle see valdkond väga pakub huvi, ma tahan siin õppida ja siis see viis, kuidas mind seal noores eas toetatakse, see kujundab seda, mida ma iseendale ütlen, nii et selles osas ma seda noorte treenerite rolli väga hindan. Ja siis ja visualiseerimine, ikkagi ettekujutamine ja äratundmine, et kuidas ma saan aru, et ma olen natukene selle muutunud olukorra poole juba liikunud. Et mis mul selline
tulevikuga võib-olla pilt on või mingi selline nägemus mingist olukorrast. Ka esinemise ärevuse puhul ikkagi väga kasutan seda, et kujutan seda pilti ette, kuidas on olla kas siis sellel konkreetsel laval või konkreetses olukorras ja siis ikkagi mõelda, mis see mu tunne sinna juurde on ja harjutada seda, et ikkagi Kas harjutada ikkagist häälega ja peegli ees ja ennast vaadates? Või pigem, kuidas see sinu harjutamine on? Ma arvan, et siin on ikkagi pigem individuaalne lähenemine, et inimene tunneb ära, et mis on see, mis talle tundub, et on kõige nagu mõjusam. Ja see on just tore, mis on nende edasi jõudnud või siis nii-öelda kogenud nii sportlaste kui esinejate osas, et nad tegelikult saavad ise aru, mis on see, mis võib minu puhul rohkem töötada ja mis töötab vähem. Ja mina lisaks siia juurde, et teatud aja möödudes tulebki uus oskus, et selles mõttes on väga hea, mitte nii, et sa saad oma harjutused kätte ja siis arvad, et nüüd ma nendega tulen toime. Aga väga hea on ikkagist jätkata seda, sest teatud aja möödudes sa tunned, sa oled astunud sammu edasi, sa oled arenenud ja siis on vaja võib-olla sellist teist võtet, mis hetkel mõjub mõjusamalt ja toob nagu edu, et see on ka minu jaoks hästi oluline, et kui ma alustasin oma nende mentaalsete oskuste treenimisega, siis et mis võtted siis toimisid, et praegu natukene nagu muigad tagasi vaadates, et vau, tegelikult või et nii lahe, et oled juba nii palju nagu edasi astunud, et nüüd sellised väiksed asjad või sellised tähelepanekud on juba või need võtted on juba sellised, mis tulevad nii, et sa ise ei saa arugi, et see on nagu kõige ägedam sinna juurde. Ja mulle tundub alati, et on nii äge panna ka neid raskeid hetki kirja või panna tähele, et näed, et see on see olukord praegu, kus ma mingit oskust ei ole veel ära õppinud ja siis saada mõne aja pärast aru, et näed, et ma tegelikult kunagi olin sellises kohas, kus ma hindasin oma oskust, ma ei tea, 3 või 4 ja täna ma olen hoopis teises kohas, ma olen palju rohkem nagu vilunud ja ma saan aru, et siin on see muutus ja juba sellest muutuse märkamisest tekib nii palju enesekindlust. Et näed, et kui ma sellest olukorrast olen tulnud nii hästi välja, siis mis on kõik veel minus peidus ja see on väga ka selline lootusrikas ja julgustav. Ja see on ka selline, ma ei tea, kas see on eestlaslik või see on ainult minu puhul on, et või nagu minu kogemus ka töötades erinevate sportlastega ongi see enesekindlus, see enesekiitmine, enesega rahulolu on ikka väga-väga palju, mis vajab tähelepanu ja mis vajab natukene suunamist ja julgustamist öelda, et see on väga okei, sa pead nagu ennast selle hetkest kiitma, mitte et ma ei teinud seda, et leida seda, mille eest ennast tegelikult kiita, tunnustada, mitte et nüüd jah, pai teha või aga lihtsalt seesama sisekõne, nagu sa ütlesid, endaga rääkida ja endale öelda, et jah, need olid nii, aga ma tegin seda nii ja see on nagu annab väga-väga palju juurde, seda on ka näha, kui mingis olukorras siis teed tema ees seda, kuidas see selg läheb sirgu peale püsti, lõug tuleb ülesse ja see tulemus on hoopis midagi muud. Et see on ka üks oskus, mida võiks niimoodi inimesed nagu öeldakse, jagada, see võiks nagu levida, et see on väga okei, see mitte ainult, et sa ei tunnusta teisi, vaid mitte ennast ära unustada. Nii, Elina, aga kuidas me saaksime siis rohkem neid naisi tunnustada ja innustada ja et mida me veel saaksime teha, et sest mulle kohati tundub nendega ka rääkides, nii nagu ma enne välja tõin, et nad on tagasihoidlikumad, need naisametnikud, sportlased ja et nad on kuidagi selles mõttes, et kuna see ühiskondlik hoiak, mis on nüüd muutumas, on võib-olla natukene surunud nii, et ma ei hakka ennast ise peale pressima või ise ennast näitama või ise minema kuskile rääkima, et ma teen seda nii ägedalt, et kuidas me ikkagi saaksime nagu julgemini neid naisi nagu innustada ja neid kutsuda, nagu öeldakse, kaasa ja et sest nii ta paraku on,
et ülihea, see annab nagu boostini, nagu me alguses rääkisime, et see üksteise toetamine, et kuidas me veel saaks julgustada ja innustada neid naisi? Ma arvan ka, et siin on paar mõtet juba ikkagi olulist ja sellist olukorda ka muutvat ja kultuuri muutvat mõtet on juba läbi käinud, et just see märkamine ja see tunnustamine ja toetamine, et teadlikult selle peale mõelda. Aga ma tahan ikka tuua välja veel siin selle enda lemmiku USA võimlemistreeneri. Ja siis see on Miss Val ja tema on siis ta on kirjutanud raamatu ja tal on olnud väga tore siis ka TED-i kõne, et ma igal juhul julgustan seda lugema. Ta on tipptreener ja väga sellise just ikkagi väga pehme suunaga ja hästi toetav sportlasi, hästi toetav ja ta on väga selgelt siis on ikkagi välja öelnud, et kõige suurem kingitus, mida sa teisele saad teha, on kuulata. Et sa vaigistad iseenda mõtted ja ei püüa mõelda, et mida tarka nüüd mina selle peale ütlen, kuidas ma tundun targem, parem temast, kes vaid lihtsalt vaigistan enda mõtted ja olen teise jaoks olemas. Ja ma arvan, et see on hästi ka tähtis, et nendes olukordades, kus inimesel on võib-olla mure, võib-olla tal on mingi asi, mida ta tahab öelda, et võiks olla teisiti ja meil kipub nii kiiresti kuidagi automaatselt tulema, et me tahame seda vastust ja eriti treeneri rollis. Ma tean seda täpselt, ai. Et täpselt, et treeneril on tal on see rolli sisse kirjutatud, mul peab olema vastus. Ja siis on nii tore seda Miss Valli selles raamatus jälgida ja põhimõtteliselt alla joonida neid kohti, kus ta siis ütleb, et see kuulamine on see ka tema töövahend ja uurida, et kui sportlane ütleb, kuidas tal on, siis selle pealt saab treener teha ainult tarku valikuid edasi. Et see on see koostöö on seal hästi nagu tähtis. Elina, mis peaks Eesti spordimaastikul muutuma? Mis sinu unistused selles suunal oleks? Ja võib-olla siin on see sümboolne, et tegelikult see kuulamiskultuur peakski olema laiemalt. Et mitte ainult selles tasandil, et selle treeneri ja sportlase vahel, aga võib-olla ka selles poliitikas laiemalt. Et tegelikult ka need inimesed, kes otsustavad midagi spordi üle, et nemad ka kuulaks laiemas ringis, et mis on need päriselt need mured ja kuidagi see, et vastused ei ole alati see, et on kas raha või ilusamad hooned, mis mulle tundub, et täna on väga palju need vastused. Ma väga tänan sind. See vestlus on olnud, eks, et täiesti läinud ühes suunas teise suunda ja olles natuke ettevalmistanud, siis ma ei kujutanud ette, et me räägime nendest teemadest, mis me täna rääkisime ja see ongi nagu kõige ägedam. Ja ma väga tänan selle innustamiste ja nende heade mõtete ja et sa jagasid oma kogemusi ja tore oli teada, et ka muusikud ja näitlejad vajavad, et see nagu tundub, et nagu spordis ja võib-olla tippametnikud, aga see on ju loogiline, sest nad on ju, nagu öeldakse, peavad ka astuma nii nagu ka sportlased ju tegelikult publiku ette, eks. Et ma kujutan, et see, et praegu publikut pole, on neile kõigile ühtemoodi raske, sest nad vajavad seda publikut, see on nende motivatsiooni edasiminek. Aga ma soovin sulle hästi palju seda sama positiivsust ja seda rõõmu ikkagi jaksata kuulata neid saateid, jaksata kirjutada nendest ja mulle meeldib see foon ja see suund, et need ei ole sellised et mis on nagu valesti ja sellist süüdistavad, vaid jätka ikkagi seda, et mida me üheskoos saaksime edasi teha, mida me saaksime natukene muuta ja näha nagu asju ikkagi positiivses võtmes. Et see on see, mis mina arvan ka, mis tegelikult edu toob ja rõõmu toob, et tegelikult peaks see kõik olema ju fun. Me oleme siin selleks, et nautida elu ja minna edasi, eks mitte, et me jääme kinni ühte kaotusesse ja siis põeme seda väga kaua. Nii et ma väga tänan sind selle tunni eest ja see oli väga silmi avardav ja äge vestlus sulle. Mina väga tänan sind, Janne, ja selle võimaluse eest siin taaskord, aga ikkagi ka selle töö eest, mida sa oled teinud ja selle kuidas siin naisi innustada ja soovin jätkuvalt jaksu. Aitäh. Aga üheskoos me jaksame neid tunduvalt rohkem tõsta üles ja ma loodan, et selle innustuse pealt nii mõnigi tüdruk või nii mõnigi naine praegu hetkel tunneb, et yes, ma tegelikult
tahan oma südames seda teha, et aga ma julgen nüüd ka endale välja öelda ja seda teha, nii et aitäh sulle. Ja, aitäh, kõike head. Kõike head, nägemist.